tere! Kaasaegne naine. Kes on kaasaegne naine? Kuna teid on nii palju siia gruppi juurde vahepeal tulnud, siis kaasaegne naine on naine, kes teab, et tema sees on midagi enamat. Ta teab, et ta ei kasuta kogu oma potentsiaali. Ta teab, et elu on palju rohkem kui lihtsalt okei. Kaasaegne naine on naine, kes teab, mida tähendab ekstreemne nagu vastutus. Ta teab seda, et see, kus ta täna on, oma ettevõtluses, oma terviseteekonnal, oma suhetes partneri, lastega, lähedastega, kus iganes ta oma elus on. Ta on seal täpselt sellepärast, kes talle peeglist vastu vaatab. Ja selleks, et olla rohkem kui okei, on tema see naine, kes võtab selle vastutuse. Mina ja ainult mina vastutan selle eest, kus ma täna olen. Ja ainult mina ja mina saan seda muuta. See on kaasaegne naine. Ja kaasaegne naine on oma elus kindlasti ka üle saanud mingisugusest väljakutsest, millestki ise läbi tulnud, mingist kogemusest. Ja see tema kogemus on midagi, mis teeb teda kvalifitseerituks. Ei ole mingi koolitusprogramm või kursus või sertifikaat. Tema isiklik kogemus, sest ta on tulnud ühest mingist situatsioonist läbi, teeb ta kvalifitseerituks, et aidata ka teistel sellest läbi tulla. Seega, tere tulemast siia kaasaegse naise maailma. Mina olen Annika Nilsson, kaasaegne naine, tippude vallutaja. Ja eelkõige see grupp räägib siin, ettevõtlusest ja sellisest enesearengust, kuid tegelikult on see ka sellest, et ühel hetkel, kui me oleme sellises eas, kus meie vaatame oma minevikule tagasi, et ei oleks seda tunnet, mis siis kui kahetsust. Miks ma ei andnud endast kõike? Kuigi ma tean, et see on minu sees olemas, ma lihtsalt hoian ennast tagasi. Ja sealt inspireerituna enda vaimse tugevuse, vaimse võimekuse proovile panemisega seoses, siis võtsin 13 päeva tagasi ette sellise väljakutse nagu 75 hard, mis on 75-päevane väljakutse. Ei ole fitness väljakutse, ega mingi motivatsiooni väljakutse, vaid puhtalt ongi see vaimse tugevuse väljakutse. Ja uskumatu, see 13 päeva on olnud nagu wow! Ja loomulikult on seal oma positiivseid asju, kuidas kaalunumber ja rasvaprotsent, aga üle kõige selle minu enesetunne. Keskendudes viiele üsna natukene keerulisele ülesandele, ka minu vaimne teravus on, ma ütleksin, päris heas vormis. Ma ei tea, kas see on tippvormis, aga ta on päris heas vormis. Ja selle 75 väljakutse üks ülesanne on lugeda iga päev vähemalt 10 lehekülge füüsilist paberi peal raamatut, mis ei ole ilukirjandus, vaid on ikkagi seotud ettevõtlusega, enesearenguga, midagi, mis on sinu ajule ja sinu tulevikule kasulik. Ja mul on suurepärane hea meel inimesed, kes loevad ilukirjandust, aga kui sa oled näljane naine, kes teab, et seal maailmas on midagi enamat, siis mulle lihtsalt tundub, et see ilukirjanduse kulutatud aeg on lihtsalt nagu kasuta seda selleks, et viia ennast järgmisele tasemele. Ja see üks tingimus on seal see, et sa loed 10 lehekülge päevas, paneb kohe sind rohkem lugema, kui sa võib-olla ennem lugesid, aga tal on see nüanss ka, et sa saad ainult ühte raamatut korraga lugeda. Ja mis see teeb, on see, et mul on kogu aeg ju nii palju raamatuid olnud pooleli,
Et see motiveerib mind nagu, et mul on see järgmine raamat, mida ma lugeda tahaks. Loeme siis rohkem. Mis see veel? Ma olen täna siis tegelikult alles teise raamatu juures, et see raamatuklubi teine raamat, mis ma siis läbi lugesin, aga see teeb seda, et need vabad hetked, 10-15 minutit, kus mul on mingisugune hetk, ma ei võta seda seadet siit, seda nutiseadet, seda telefoni ja ei doomscrolli. Natuke ikka, me oleme inimesed, see seade töötab väga hästi, pakkudes meile dopamiini, aga ma lihtsalt võtan raamatu ja loen seda. Nii et igal juhul on see 13 päeva olnud juba minu jaoks nii palju produktiivsem. 2 tervet raamatust kaanest kaaneni läbi loetud. Esimene raamat, mis ma lugesin, oli Andy Frisella, The Book of Mental Toughness, ja kui sa tahad selle kohta teada, siis vaata minu eelmist raamatuklubi videot. Kuid sellest raamatust inspireerituna, sest selle raamatu eessõna kirjutas siis Tim Grover, siis ma võtsin selle raamatu lihtsalt järgmiseks. Relentless, from good to great to unstoppable. Ja see raamat eksisteeris enne seda raamatut. Aga kui Andy kirjutas enda raamatu ja hakkas oma neid online programme tegema, siis see raamat hakkas tõusma bestselleriks palju kiiremini. Inimesed hakkasid otsima, sest et see on see raamat, mis mõjutas tegelikult Andyt ja tema raamatu kirjutamist. Nii et seal on selline lahe story taga, mis tundus, et väga äge on, kui ma juba selles valdkonnas olen, neid järjest niimoodi lugeda. Aga jaa, raamat siis on Relentless, et heast suurepäraseks ja siis võiks öelda nagu pidurdamatuks. Et kes oli siis Tim Grover, ta on ise, ta oli treener, või on treener, või oli treener sellistele maailmakuulsatele tippudele nagu Michael Jordan, Kobe Bryant ja ta tõesti, ta oli selline isiklik treener. Ja see raamat siis räägibki tema sellest filosoofiast, mis tähendab olla tipus ja saada neid tipptulemusi. Ja räägib siis ka sellest vaimsest vastupidavusest, millest Mental Toughness ja 75 Hard räägivad. Ja selle kohta, mida on vaja selleks, et tõesti olla unstoppable, nagu eliit. Ja mis Grover veel teeb, ta jagab inimesed 3 erinevasse kategooriasse. Ja inglise keeles on see siis coolers, eesti keeles võiks siis otsetõlkes öelda, et jahutajad. Ja need on siis lihtsalt inimesed, kes püüavad lihtsalt mängus püsida. Nad on head selles, mis nad teevad, aga nad ei taha vastutust võtta. Nad ootavad, et keegi teine teeks otsuseid ja võtaks juhtimise üle. Ja meeskonnamängudes absoluutselt sellised inimesed on alati olemas ja see on see koht, kus ma nagu ütlesin, et kui ma kaasaegse naise tutvustust tegin, see isiklik vastutus. Siis need jahutajad lihtsalt ootavad seda, et keegi teine ütleks neile, mida tegema peab, mis on õige. Et ma ei taha ise vastutada ja ise otsuseid vastu võtta. Siis teist tüüpi inimesed on lõpetajad, ehk siis closers. Ja need on need inimesed, kes tahavad võita ja võtavad vastutuse kriitilistes olukordades. Kui tõesti muud võimalust ei ole, siis ma võtan selle vastutuse. Nad on usaldusväärsed, nad on töökad ja nad on ka järjepidevad. Ja enamik tippsportlaseid langeb siis Groveri arvates sinna closerite kategooriasse, kes on lõpetajad, nagu alustavad, teevad oma asjad ära, neil on see vastutus olemas, et nad jõuavad tulemusteni. Ja see 3. kategooria on siis cleaners, puhastajad. Ja need cleaners on parimate seas. Ja need ongi Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James. Need on siis ka need kliendid, kellega Grover töötas.
ja need on siis inimesed, kui isegi ta toob siin ka palju teisi nimesid välja ja sest ma ei ole USA spordilegendidega nii palju tuttav, siis, aga Michael Jordanit ma ikka tean. Ja ma olin päris noor, kui Michael Jordan oli tipus ja ma mäletan isegi Eestis, kes ma olin jumala spordikauge, siis ma mäletan mingeid kordi, kus ma pidin vaatama seda NBA korvpalli, sest kõik rääkisid seda, see oli nii kuum, et mis see Michael Jordan seal teeb. Ja need on siis need inimesed, kes ei peatu mitte kunagi. Nad ei taha lihtsalt võita. Nad tahavad domineerida. Olla seal tipus. Nad ei karda survet, vaid isegi pigem naudivad seda. Et teemantid sünnivad siis survel ja raamatus oli üks väike lõik selle kohta, kuidas siis teemantid sünnivad, eks ju. Ja siis ma kasutan natuke spikrit, aga nendel cleaneritel on siis 13 omadust. Ja nad on super julmad oma eesmärkide saavutamisel. Nad ei vabanda oma ambitsiooni ega edu pärast. Ja see kõlab nii hästi siia kaasaegse naise seltskonda. Sina ei peaks vabandama selle pärast, et sa tahad elult rohkem kui okeid. Ole cleaner. Ja see, et kas sa oled mingis valdkonnas edukas või mitte, sa ei pea vabandama selle pärast. Võib-olla minu isiklik näide on see, et see enda kaalu langetamise teekond. Ja mul on seltskond tuttavaid, kes läksid nagu nii kuidagi endast välja selle pärast, sest vastutus puudub, eks ju. Miks nemad ei saa mingeid asju ja siis mina teen mingeid asju ja et ma siis olen imelik või? Ma ei pea mitte kellegi ees vabandama selle eest, et ma olen teel selles suunas, et mu kehakaal langub, ma muutun tugevamaks, säravamaks, ägedamaks. See on see, mida ma teen. Ja muudes valdkondades ka. Number 2. Sa ei tea kunagi, mida nad päriselt mõtlevad. Nad hoiavad oma emotsioonid kontrolli all ja näitavad ainult seda, mida nad tahavad näidata. Müügi juures väga oluline, ole stoiline. Väga hästi kirjeldab seda cleaneri omadusi. Nad usaldavad oma instinkte rohkem kui intellekti. Cleaner ei mõtle, ta tegutseb. Michael Jordan ei mõelnud, ta oli selle lihtsalt nii endasse ära treeninud, kõik, mis pidi järgnema. Ja ta lihtsalt usaldas oma instinktne. Pigem see liigne analüüsimine viib selleni, et me tegelikult üldse ei tegutse. Oleme justkui halvatud. Analysis paralysis, eks ju. Miks mõnikord me mõtleme, et ma peaksin oma ka 1000 eurot maksva kursusega või koolitusega või programmiga välja tulema, aga ma mõtlen, analüüsin, kas ma ikka peaksin. Kes olen mina? Ma ütlesin, kui sa oled midagigi oma elus ära teinud, mingist väljakutsest välja tulnud, siis sa juba kvalifitseerud teisi aitama ka sellest samast olukorrast välja tulema. Siis need cleanerid tunnevad survet ja nad naudivad seda. Suurimad hetked ei tee neid närviliseks, nad pigem muutuvad elavaks, et äge. Surve, pressure, let's go. Nad ootavad tulemusi kohe. Mitte homme, mitte järgmisel nädalal, praegu. Nad ei tunne rahulolu, et kui nad saavutavad mingeid asju, ega ka süüd, et kui asjad ei lähe päriselt nii, nagu nad tahtsid. Nad ei vaata tagasi ega kahetse, nad lihtsalt liiguvad edasi. Okei, praegu oli nii, what next? Let's go. Siis sa oled cleaner. Neil on tumedad mõtted. See on üks asi, mis raamatus on täiesti omaette peatükk, see dark zone. Ja see on see koht, kus me vahel tunneme viha, pettumust ja võib-olla isegi natuke mingisugust kättemaksuiha. Mis mõttes? Ja need cleanerid kasutavad seda tumedat emotsionaalset poolt oma
järgmiste sammude tegemiseks, nagu selles mõttes, et tugevusena, et see on see lisamotivatsioon, kütus. Ja nad on kiskjad. Kui nad näevad kuskil kellegi nõrkust, siis nad kasutavad seda ära. Ja nad ei anna võimalust teistele ennast koguda. Võib-olla selles mõttes, et Michael Jordani näide oli see, et ta vahepeal palliplatsi peal eks ju loomulikult ta domineeris seal pallimängus, aga vahepeal ta viskas siis seda palli ka mingitele teistele meeskonnaliikmetele ja olles siis cleaner, sa pidid ennast kohe talle tõestama. Kui sa said palli ja sa sellega mitte midagi asjalikku seal palliplatsil ei teinud, siis suure tõenäosusega ta järgmine kord sulle palli ei viska. Ta oli nagu niuke, relentless, unstoppable. Ja kui sa tegid selle palliga midagi kasulikku, siis oli suur tõenäosus, et ta viskab järgmine kord ka sulle palli. Hambad olid punased. Ja nad usaldavad väga väheseid inimesi. Neil on oma väike ring ja seal on siis ka rangelt valitud inimesed. Ja näiteks Tim Grover ise on ka cleaner. Ja ta on siis seal teiste cleaneritega koos, et nad nagu mõistavad üksteist. Ja nad ei hooli, mida teised neist arvavad. Absoluutselt. Issand, kui hamadus. Miks me nii tihti hoiame tagasi selle pärast, et mis siis, mida teised arvavad? Nad teevad seda, mis on vajalik, olenemata siis kriitikast. Mina näiteks, kui ma alustasin kõndimisega, kui palju ma kuulsin kriitikat, et issand jumal, miks sa lähed õue jalutama? On sul sinna vaja minna või? Tee midagi kasulikku selle ajaga. Mis sa seal jalutad? Minu tervis ongi minu jaoks number 1 asi ja ma lähengi jalutama sellepärast, et see on minu jaoks oluline. Ja mul on jumala suva, mida sina sellest arvad, kas ma jalutan või mitte. Mul on jumala suva, mis sa arvad sellest, et kui mu jalutus kell 6:15 ärkab ja ma panen ennast hommikul esimeseks. Mul on jumala suva. Sina oled seal, kus sina oled, mina olen seal, kuhu mina lähen. Nad on sõltlased. Addiction. Nad on sõltlased edust, võidust, täiuslikkusest. Ja mingis mõttes sõltlane olemine ei ole ju kuidagi tervislik, aga see on lihtsalt vajalik selleks, et olla see unstoppable. Nad on loojad, nad ei järgi reegleid, nad loovad ise uusi standardeid. Ja nad ei oska lõpetada. Tähendab, nad oskavad lõpetada ja cleaner teab, kui on õige aeg lõpetada. Ja kui ma oma elus tagasi vaatan, näiteks kui ma Montessori pedagoogika kohta koolitusi tegin, nii palju küsimusi oli, et kas ma peaks või mitte, aga ma teadsin, nüüd on aeg see teema lõpetada, uksed kinni panna. Oma palgatöölt ära tulles ma teadsin. Kõik, jah, turvalisus, hea, suurepärased hüved, mugavus. Aga see tegi mind ka laisaks. Ma teadsin, et ma pean panema ennast teistsugusest olukorda. On aeg see lõpetada. Ja võib-olla siis mõned ka sellised võtmesõnad ja tsitaadid, et kui sa oled hea, tahad sa seda ka teistele näidata. Hea. Great. Kui sa oled hea, sa tahad seda teistele näidata. Kui sa oled unstoppable, siis sa ei pea kellegile mitte midagi tõestama. See dark zone, tumeda tsooni kasutamine. Et tõesti, see on see koht, kus sa vahel lihtsalt pead minema sinna tumedasse tsooni, oma tumeda külje peale. Ja tõesti, see ei ole põhjus, mida alla suruda. Ta räägib ka siin sellest, et väga tihti nendel tippsportlastel, kes on seal unstoppable, neil on mingisugused sellised tumedad varjuküljed, mis neid hoiavad. Ma nüüd ei mäleta, kelle kohta see näide oli, aga üks sportlane oli lihtsalt see, et tal oli palju naisi. Et see oli tema dark side. Ja siis, kui see tuli siis skandaalina välja, et siis meedia ühiskond ootasid, et ta vabandaks.
tal oleks kahju selle pärast, mis ta tegi. Ja siis see Tim Grover isegi natukene ootas, et selleks, et ta hoiaks seda oma cleaneri staaturist, et ta ei vabandaks selle pärast. Aga ta vabandas. Siis ta nagu mõtles, et okei. Selle tumeda poole koha pealt. Aga lõpeta mõtlemine ja lihtsalt hakka tegutsema. Liigne analüüsimine kahandab su võimeid. Paremad otsustajad usaldavad oma inste. Ole valmis olema kogu aeg ebamugavustsoonis. Kuidas ta räägib, kuidas need tippsportlased, kes on unstoppable, kuidas nemad treenisid. Kuidas nad ette valmistasid, kuidas nad olid kogu aeg vaimselt tugevad ja selles mängus. Ja nad ei otsi rahulolu ega mugavust. Mis ma teen 75 hardi? Mis mugavus? Paneme ennast rohkem proovile. Mul on vaja väljakutseid. Let's go! Mina ja ainult mina vastutan selle eest. No leiame siis need asjad. Ja nad teevad ettevalmistusi siis ka kõigeks, et nad ei ela lootuses, et üks või teine asi siis nagu töötab ja midagi juhtub, vaid nad päriselt elavad kindlas teadmises, et kuna mu ettevalmistus on tugev, ma teen kordusi, siis ma tean, et ma olen ka valmis järgmisteks olukordadeks. Ja loomulikult, see ei ole raamat, mis on kõigi jaoks. Ta ei paku sulle mingit lohutust või julgustust, see ei ole, see ei ole mingi motivatsiooniraamat. Ma loen, ma lähen. See raamat on jõhkralt aus selle kohta, mida tähendab tõeliselt võita. Tõeliselt minna, olla, teha. Ja see raamat on sulle siis, kui sa tahad olla oma valdkonnas parim. Oled valmis tooma ohvreid. Ei karda vaadata sellele oma tumedale küljele otsa. Ja tahad mõista seda, kuidas mõtlevad ja käituvad absoluutsed tipud. Ja see raamat on siis sellest, kuidas jõuda tippude tippu. See pole inspireeriv raamat tavalises mõttes, et pigem on see äratuskeel sulle kaasaegne näine, et kas sa oled päriselt valmis maksma seda hinda, mida suurepärasus tähendab ja nõuab. Ja ei, ta ei pehmenda siin oma sõnumit mitte kuidagi. Ja minu meelest see teebki selle raamatu nii võimsaks, sest see on nii aus. Siin taga pole mitte mingisugust maagiat, hookuspokust, vaid valikud. Neid igapäevased valikud, mida me teeme, kui mitte keegi teine ei vaata. Edu on otsus ja sa saad igal suvalisel ajahetkel otsustada olla parem versioon iseendast. See oli siis 13 päeva jooksul teine raamat läbi loetud. Kui ma võtan terved raamatud, siis võib-olla juba ma ületan seda eelmise aasta lugemiskoori, sest kõik mu raamatud jäid poolikuks. Aga mul on nagu nii hea tunne on see koht, kus sa alustad midagi ja lõpetad. Siis selleks, et öelda ilmselt, kui ma jätkan oma lugemiskiirust 10 lehekülge päevas, natuke kiiremini, siis võib-olla järgmise nädala raamatuklubis saan rääkida juba sellisest asjast nagu capselling. Natuke taustaks, et miks ma valin selle raamatu. Ma olen ühes eliitnaiste müügiakadeemias ja mul on tulemas seal lõpueksam, lõpukõne, kus ma siis pean müügikõne läbi viima. Ja lihtsalt sellepärast, et olla nagu head in the game, et mu pea oleks selles müügiprotsessis ja müügiga seotud teemades, siis ma võtsin selle müügiga seotud raamatu järgmiseks. Mis pärast seda saab? Ma ei tea. Mul on mingid valikud, ma tean, et Amazoni kuller on teel siiapoole, tuleb raamatuid juurde. Nii et praegu on nii. Praegu on fookus sellel capsellingul. Ma olen seda audioraamatuna kuulnud, aga mis on kohe see, et kui sa paberi peal loed raamatut, siis ta kuidagi mõjub
efektiivselt ja see ongi üks põhjus, miks selle 75 hard väljakutse mõte on see, et sa päriselt loed seda raamatut füüsilisel kujul, mitte ei kuula audioraamatut või podcasti või ma ei tea, lehitse ajakirja, vaid sa loed päriselt raamatut kaanest kaaneni. Nii et soovige mulle mu lõpu sertifitseerimise eksamil edu, eks ma siis annan teada, kuidas mul läks. Mul on praegu täna kõik järgmised päevad on täidetud erinevate rollimängudega, hästi suur osa müügist, et tunda ennast enesekindlana, olla ette valmistunud, nii et sa tead, mida sa tegema pead. Ja kui sa tunned, et sina oled valmis ka rohkem olema ette valmistunud, siis Peiduseksperdist 90 alustab 10. märtsil. Ma võtan sinna 10 naist ja suur osa selle programmi sisust on seotud olema enda nähtavusega ja müügiga. Murrame seal müüte ja hakkame tegutsema. Ja ma olen relentless. mentally tough või vähemalt liigun sinna poole. Ja inimesed, kes minuga koostööd alustavad, ma olen vahel karm. Et kui sa vajad oma ellu ka sellist mentorit, coachi, kellega minna ja tippusid valutada, ma ei räägi siin ühest tipust, elus on nii palju erinevaid tippe, siis ja mina võiks olla sinu jaoks. Ja või see sinu esimene 1000 eurot maksev klient on sinu jaoks, siis igal juhul kirjuta mulle 1K ja mine teele. Ole unstoppable! Ainuke inimene, kes sinu tee peal päriselt ees seisad, oled sina ise. Edu on otsus. Let's go. Ciao!